Tere! Tunnistage üles, kes tuli täna siia lemmikloom kaasas? Ja veel ülikonnas kaelkirjak. Kas teie ei näe teda? Jälle kujutasin ette. Ja tegelikult võiks ju mõelda, et huvitav, mida tänase konverentsi korraldaja ette kujutas, kui ta andis mulle sellise lähteülesande, et kujutlusvõime korrastamine. Mismoodi need kaks sõna kokku sobivad, nii nagu näiteks kaelkirjak ja ülikond? Kujutlusvõime ja korrastamine, kas seda üldse on vaja teha, kas seda saab teha? Seda hakkame teiega siin koos uurima lähima 40 minuti jooksul. Aga ma arvan, et me võiksime tunnustada küll konverentsi korraldajat Lisannat, sellepärast, et see lähteülesanne andis mulle võimaluse uurida minu südame teemat mingi nurga alt, mida ma varem ei ole saanud teha. Aga me jõuame kindlasti täna selle minu südame teemani ka, kes juba teab minuga kohtunud on, siis ärge kartke, pliiatsid ja paberid on laua peal ja saab kaasa teha. Aga enne mõtleme natukene ja uurime, mis asi on üldse kujutlusvõime. No, kui me mõtleme sõnade mängule, siis on ju lihtne. Kujutlusvõime, võime kujutada midagi ette. Ja tegelikult kõige lihtsam on veel öelda ka niimoodi, et kujutlusvõime on see, kui me oma peas mõtleme millelegi, mida ei ole siin ja praegu olemas. No, ma toon ühe näite. Kindlasti paljud teist armastavad kohvi juua hommikuti. Ja kui sa hommikul lähed kööki, võtad selle tassi, valad kohvi sinna sisse, kohv on sul käes, mõnusasti aurab, tunned seda lõhna, siis sa ei pea seda ette kujutama, sest see on siin ja praegu. Aga hommikul, kui sa näiteks alles ärkad seal voodis ülesse, ringutad ja mõtled, oi, kui mõnus, kui keegi praegu tooks kohvi mulle voodisse, kuidas see küll lõhnaks ja kuidas see maitseks. Ja siis sa kujutad seda alles ette. Ehk siis midagi, mida ei ole justkui nagu olemas, aga nagu on ka olemas. Ja teeme teiega nüüd korraks ühe väikese sellise katse. Et ma palun teil nüüd kujutada ette mõningaid asju. Tavaliselt ma ütlen, et pange silmad kinni, aga tegelikult on rida inimesi, kes armastavad ette kujutada asju ka nii, et silmad on lahti. Nii et ma ei sunni, et tuleb silmad just kinni panna, aga kes tunneb ennast mugavalt, pange julgelt silmad kinni. Ja kõigepealt ma palun, et te kujutaksite ette oma elutuba. Mõelge, mis seal elutoas on? Kus midagi asetseb. On üpris lihtne, sellepärast, et me oleme igapäevaselt seal toas. Nüüd kujutage ette oma unistuste puhkuse reisi. Kuidas ja kuhu ja kellega te koos läheksite? See on kindlasti selline hästi mõnus asi, mida ette kujutada. Seda isegi võiks öelda, et see on unistamine. Mõnel isegi tuli võib-olla lausa see selline natuke soojem tuuleõhk kuskilt sealt palmilehtede vahelt. Nüüd, meil tuleb kaks asja veel, mida ette kujutada, nii et kellel silmad kinni, hoidke veel kinni. Nüüd proovige kujutada ette sebrat, kellel ei ole triipe. Kuidas on kujutada ette sebrat, kellel ei ole triipe? Kas on võimalik? Eesel. Aga kellel on valge ja kellel on must? Oleneb, mis triibud me ära võtsime. Tõstke käsi, kellel on valge. Valge hobune. Ikkagi huvitav on, et arvatakse, et sebral on mustad triibud. Äkki on valged triibud? Mõlemad. Aga nüüd pange veel korra silmad kinni ja nüüd ma palun, et te kujutaksite ette spunki. Minul tegelikult ei tule eriti midagi. Kellel tuli midagi? Väga hea. Nii, kas ma olen kohanud inimesi, kes ka tõstavad siis käe ja ütlevad, et sellepärast tuli, et näiteks nooruspõlves keegi joonistas spungi ja siis ta nüüd täpselt teab, milline spunk välja näeb. Aga enamus meist tegelikult ei tea,
milline spunk võiks välja näha. Oli see vist Pipi Piksukas ja isegi seal ju tegelikult eriti ei räägitud sellest, milline ta olla võiks. Ja see ongi tegelikult, mis on kujutlusvõime üks põnev asi. Kujutlusvõime on tegelikult seotud meie kogemustega. Ja selle järgi võiks ju mõelda, et mida kogenenumad me oleme, seda parem on meie kujutlusvõime. No näiteks mõtleme, et mina nägin täna sebrat ülikonnas või juba tuli sebra kaelkirjakut ülikonnas. No mis loom just siin ülikonnas olla võib. Aga see on sellepärast, et ma tean, milline näeb välja kaelkirjak ja no ma olen mõnda ülikonda oma elus ka näinud. Ja panen lihtsalt 2 ja 2 kokku ja võin kujutada ette ülikonnas kaelkirjakut. Samamoodi nagu sebral võtame lihtsalt need triibud ära sealt, sest me oleme näinud ka ilma triipudeta selliseid loomi. Aga spungi puhul oli see, et ega täpselt ei teagi ja no millega ta võiks siis siduda. Siis võtaks natuke aega, et hakata mõtlema, mis need asjad võiksid olla. Ja kui siis tihti arvatakse, et kujutlusvõime on seotud justkui fantaasiaga ja see on lastel väga arenenud, siis tegelikult, kui natuke lähemalt uurida, siis ka laste kujutlusvõime põhineb kogemusel. Kui näiteks ütleb 3-aastane, et ta tahaks lennata, siis tegelikult ta ju ütleb seda sellepärast, et ta on näinud lindu lendamas. Ja enamus asju siis tuleb, ja kui on see, et kellegil on, mõnel lapsel on fantaasia hästi arenenud, siis mina pigem ütleks, et see laps on väga hea tähelepanu ja seostamisvõimega. Ja nüüd, kui meie oleme siin kõik täiskasvanud, siis meie võiks ju tõusta püsti, lüüa rinnal öelda, et ma olen kujutlusvõime meister. Aga millegipärast me ei tee seda, millegipärast kaob see kuhugi ära. Võib-olla on see, et meil tekibki eelarvamus, et kujutlusvõime on midagi, mis on lastele, või tekib siis see tunne, et kui ma liiga palju fantaasias möllan, et kus see reaalne elu siis jääb, või ongi see, et me tegelikult igapäevaselt ei oskagi võtta kasutusele selliseid praktikaid, mis meid aitaksid. Läheme nüüd sellise sõna juurde nagu korrastamine. Siin ma tulen korra siia tahvli juurde, et teile midagi ka näidata. Kui me räägime sõnast korrastamine, no siis see ka tegelikult ju iseenesest peaks olema päris selge. Korrastamine tähendab midagi korda tegema. Ja on üks selline põnev teooria, mille jagas juhtimisteoreetik T. Hock. T. Hock, temast ma täna väga palju ei räägi teile, aga ta oli selline põnev mees, kes tegelikult juurutas maailmas visakaardi, nii et tänu temale on meil kõigil taskus üks selline plastikribaga kaart, millega me saame igal pool piiksutada. Aga kui T. Hock seda maailmas juurutas, siis ta pani tegelikult tähele, et on olemas selline korra ja kaose vaheline selline teooria, kus ta ütleb seda, et üks asi, mida kõik elus taotleme, on kord. Et kõik oleks hästi. Sõna kord ei ole üldse ju halb. Ise ka ju tunnete, et kui peas on kord, siis on kuidagi mõnus olla, kui kodus on kord, kui laua peal on kord, on hea olla. Aga korda on võimalik saada 2 viisil. On võimalik saada läbi kontrolli ja on võimalik saada läbi kaose. Ja tegelikult üks ei ole halvem kui teine. Kui me mõtleme sellele, et näiteks lennunduses me saaksime korda läbi kaose, ütleksime, et ütleksime piloodile, et vaata, kust just tuul puhub ja pane ajama. No eriti me ise vist ei tahaks minna sellise piloodilennuki peale. Aga kui me mõtleme kohti, kus oleks vajagi rohkem luua, tulla uute ideede peale, kasutadagi rohkem ka oma kujutlusvõimet, siis me ei saa läbi kontrolli asju korda ajada. Siis on vajagi kasutada mingil määral kaost selleks, et sealt iseenesest hakkaks siis tulema see mingisugune kord, mõtted, süsteem, uued ideed. Ja kui muidugi ka kaos on võib-olla natukene ka ära leierdatud sõna tänasel päeval, kus öeldakse, et kaos on väga hea asi, võimalikult palju peaks kaosesse ajama, siis see ei ole ka tegelikult hea. Üks õige juht tekitab ikka aeg-ajalt natukene kaost selleks, et näha, kui palju inimesed üldse ise mõtlevad, ise mingisugust vastutust võtavad, aga üks õige juht oskab seda kaost ka läbi erinevate meetodite korra poole natukene nii-öelda viia. Ja
võiks ju siis öelda, et mõnes mõttes ka kujutlusvõime on seotud sellega, kui me oskame seda kaost oma peas tekitada, aga kuidagi saada sealt siis ikkagi seda korda. Nii et võib-olla kujutlusvõime korrastamine on täiesti asi, millega võiks tegeleda ja mida uurida. Aga enne kui läheme siis ka selle kujutlusvõime korrastamise juurde ehk, et kuidas siis näiteks mingit meetodit kasutades seda teha, tuleme korraks veel kujutlusvõime juurde. Kui mina olin väike tüdruk, siis ma tahtsin olla Ülelinna Vinski. Kas te teate, kes on Ülelinna Vinski? Andke käega märku, kui paljud teavad. No päris paljud ikka. Ta oli selline vinge tüüp laste lavastusest, kellele siis üks salapärane apteeker andis ühe salapärase pulbri ja ütles, et võtad näputäie, lööd parema kannaga vasaku suure varbale, oli vist, et ütled läbi seinte ja oledki kadunud. Ja mis mulle eriti meeldis, oli see, mida see Vinski tegi selle võimega, kui ta muutus nähtamatuks ja sai läbi seinte käia. Kes mäletab, ta tegi selliseid krutskeid ja mitte tegelikult halbu krutskeid, ta pigem muutis vinguvad naised lõbusateks ja pätti tegevad mehed siis selliseks rohkem korra armastajateks, kus nad lõpus seal neid pesu pesid lõpuks, eks ju. Ja mina tahtsin, et mul oleks mingi supervõime. Ja kuna ma kasvasin üles ajal, kus igasugused supermanid või Catwomanid olid raudse eesriide taga kuskil, siis minul jäi üle mõelda, et ma tahaks olla Ülelinna Vinski. Sest tegelikult meil on kõigil inimestena kombeks soovida endale mingeid võimeid või oskusi, mis teeksid meist erilised inimesed. Võib-olla nii mõnigi teist mõtleb, et samamoodi tuli meelde, et tahtsid Pipi Piksuk olla või kes siin on nooremad, et Superman või Spiderman. Aga samas me teame täna, nüüd kui me oleme suureks kasvanud, et isegi kui meil oleks ülihea kujutlusvõime, siis neid oskusi me endale ei saaks. No võib-olla kunagi, kui tehnika nii palju areneb, aga üldjuhul praegu lihtsalt mingit pulbrit võttes me nähtamatuks ei muutu. Aga tegelikult meil inimestena on supervõimeid, mis teevad meist iga päev iseenda kangelased. Ja täna ma tahan rääkidagi nüüd 2 supervõimest. Esimene supervõime ongi seesama kujutlusvõime. Kujutlusvõime on piiritu. Kujutlusvõime on midagi, mis eristab meid teistest liikidest. Kujutada midagi ette, leida mingeid uusi lahendusi. Ja teine supervõime on joonistamine. Ja nüüd me jõuamegi sinna, mis on nii magus ja lemmikteema minu jaoks. No ma arvan, et te olete nõus, et kui me räägime joonistamisest, siis see ei vaja erilisi oskusi ega vahendeid. Siin ja samas praegu, kas või selle sama lina peale saaksime me kõik midagi kritseldada, kui see oleks väga vajalik. Samas ei vaja joonistus ka mingisuguseid oskusi, sest tegelikult joonistamine tuleb meie seest. Aga nüüd tahaks kindlasti nii mõnigi teist vastu vaielda, hüüda, et Kati, mis jama sa ajad, mina küll ei oska joonistada. Okei, võib-olla kodus vaikselt omaette kuskil võiksin teha, aga kui sa hakkad rääkima, et seda oleks vaja kasutada siis ka kuskil millegi korrastamisteks ja asjadeks, siis ei. Ja nüüd teeme niimoodi, et ennem kui üldse edasi läheme, uurime teiega koos, kas on nii, et te ei oska joonistada. Ja selleks on teil laudadel märknikud, harilikud pliiatsid, võtke need lahti ja ärge kartke, te ei pea kellelegi midagi näitama, te ei pea ise midagi välja mõtlema, sest mina tulen siia ja näitan teile ette. Ja see peaks ilusti tulema ka ekraanile, nii et te saate seda ilusti näha. Ja teeme mõned sellised joonistused. Joonistage siis kaasa. Teeme kõigepealt ühe ringi ja selle ringi alla ühe poolkaare või võiks öelda ka tagurpidi U. Ja siia ringi sisse teeme 2 kriipsu
ja teise poolkaare. Vola, tekkis üks inimene meile siia. Nüüd teeme selle inimese juurde ühe sellise ringi, mille otsas on kolmnurk. Ja panime selle inimese rääkima. Me võime isegi siia sisse teha mõned sellised lainelised, et just kui see on mingisugune tekst meil siin. Mis me veel saame? No joonistame siis näiteks 2 ringi, või tähendab 4. Teeme niimoodi, et teeme neid inimeste päid siis siia natuke rohkem, 4 tükki. Tegin ka kohe neile siis ilusti silmad ja suu. Ja et neil oleks ka kehad, siis läheme selle tagurpidi uuga siit vasakpoolse inimese juurest ja tõmbame need kehad niimoodi kokku ja oleme siis saanud hästi kiirelt ja lihtsalt teha ühe inimeste grupi. No me saame näiteks ka teha hästi mõnusalt humoorikalt siia sellise poolkaare neile, justkui paneme nad, tõmbame nad nagu kokku ja siis teeme siit 2 kriipsu alla. Jällegi saaks siia näiteks kirjutada, et mis olukorras need inimesed hetkel on. Natuke isegi tundub nagu mullivannis oleksid, eks ju. Ja no kujutame ette, et me näiteks hoopis kujutame selle pildiga ette tähtsaid ametnikke. Täna pidi olema mingi väga tõsine arutelu kuskil valitsuse ja elektri teemadel, mida üle kantakse ja siis mõtleme, et justkui oleks selline, et pundis räägitakse kuskil. Huumorit peaks ikka sisse ka tooma rohkem ellu. Samamoodi saame me neid rääkima panna. No mina tõmban näiteks siia ühe sellise jutumulli, et alati ei pea olema ümmargune. Võib ka olla see, et nad räägivad hoopis sellise jutumulliga meiega. No teeme näiteks veel sellise asja, et teeme ühe 4 nurga, selle alla teeme ühe 3 nurga ja siksaki. Ma pärast natuke räägin ka juurde, et miks ma seda teksti osa ikka siia pidevalt kogu aeg panen, et ma küll ütlesin teile, et vaatame, kas oskame joonistada, aga kohe saame, mida see joonistamine endast tähendab. No teeme näiteks siis ka sellise ühe sildi. Ja teeme veel ka ühe sellise 4 nurga, millele teeme siia taha sellised 2-3 nurka, just kui selline äramurtud paberileht toob sellise vahva 3D tunde. No siia jälle saame siis niimoodi teha. No nii, joonistasime mõned elemendid. Mida me veel saame joonistada? On see, et me saame panna neid elemente nüüd kokku. Ja selle jaoks te võite ka täiesti nii teha, et võtate ühe terve vihikulehe selleks ja keerate laiu pidi endale ette. Siis saate seda suuremalt teha. Ja mina teen ka endale siia sellise, nagu mul oleks siin üks laiu pidi leht. Tõmmake teie ka kogu lehele selline raam ümber. Just kui niimoodi, et siia sisse tuleb nüüd üks strateegiline pilt. Ja selle sama raami sees joonistage samadesse kohtadesse, kus mina joonistan. Ja kõigepealt ma võtan siit selle vasaku alumise poole. Võib isegi olla, et ma joonistan sipake teist eespool, et võite oodata, kui ma ühe elemendi ära teen ja siis hakkate järgi tegema, sest siis on mõnusam vaadata, kuhu joonistada. Ja ma teen siia nüüd ühe inimese, kes räägib, ma silma ja suud veel ei tee talle. Ärge teiega tehke, kohe ütlen miks. Teeme sellise mehikese, paneme ta rääkima. Nüüd teeme siia jutumulli taha, niimoodi just kui oleks seal taga natuke peidus, teeme selle sama 3 nurkadega raami. Et just kui oleks seal siis veel midagi meil kuskil öeldud. Ja nüüd ma teen siia ühe silmapiiri ja siia silmapiiri taha paremale teen päikese.
Ja nüüd, kui see päike tehtud on, siis teen inimesele silmad ja suu ka. Ja nüüd ma tahan need niimoodi teha, et tema vaatab sinna päikese suunas. Sellepärast ma seda enne ära ei teinud, et oleks natuke lihtsam vaadata, et ahah, see päike on seal, ta vaatab sinna. Nii et selline ilus helge tulevik tundub seal tema jaoks. Ja mis me nüüd veel teha saame? Võtame 2 kriipsu veel appi ja tõmbame 2 kriipsu niimoodi, et just kui tekib selline päikese poole kitsenev teerada. Mäletate, võib-olla kunstitunnist öeldakse, et silmapiirile lähenedes asjad kahanevad. Ja see annab sellise mõnusa 3D tunde sellisele visuaalile. Ja kasutame ühte elementi siis veel, siis oleme pildile saanud kõik olulised elemendid peale. Ja see on siis see element, kus meil oli 4 nurk, 3 nurk ja siksak sellise justkui muruna seal all. Ja kirjutame siia peale siis ka mõned küsimused. Jutumulli sisse kirjutame mis ja paberilehe sisse kirjutame miks. Inimese juurde kirjutame kes ja päikese sisse kirjutame kuhu. Teeraja peale, vaadake, kuidas teil mahub kas teerajale ülespoole või päris teeraja peale. Mina kirjutan ka siia niimoodi, kirjutan kuidas. Ja selle teeviida sisse kirjutan näiteks ka mis. Ja teen siia juurde ühe südame. Tõin ka sisse ühe sümboli. Kui praegu me joonistasime pigem siis erinevaid kujundeid, siis loomulikult näiteks see päike või see süda võime öelda, et need on ka sümbolid, need tähistavad midagi. No nii, kuidas tuli välja? Kas olete päris uhked, mis lõite? Kas on tunne, et tegelikult isegi ei taha peita seda? Teie küll ei loonud, aga tegelikult teie tõmbasite need jooned. Öeldakse nii, et kui sa oskad hoida käes pliiatsit, siis sa oskad tõmmata ja oskad tõmmata joont, siis sa tegelikult oskad ka joonistada. Küsimus on lihtsalt selles, kuidas me vaatame peale sõnale joonistamine. Kas me kasutame seda ilusa pildi tegemiseks või me kasutame seda tähenduse loomiseks, millegi korrastamiseks oma peas. Ja praegu me tegelikult lõime justkui strateegilise liikuva pildi liikumiseks oma unistuse suunas või võib-olla meeskonnaga visiooni poole, kasutades hästi kindlaid elemente. Aga teeme natukene veel edasi, et kui te juba käe soojaks saite, siis ärme jää veel siin seisma, sest et meil on aega, et seda natukene veel koos uurida. Ja vaatame natuke, mis tähendavad ka sümbolid, sest tihti me arvamegi, et see, mis me praegu joonistasime, olid sellised kindlad raamid ja hästi sellised võib-olla jäigemad asjad, mis on väga lihtsad teha, aga kui räägime kujutlusvõimest, siis meil tekib võib-olla rohkem erinevaid pilte pähe ja kuidas võiks neid näiteks enda peast välja saada. Ja teeme mõne sellise sümbolite harjutuse ja joonistage teie sõna, mida mina teile ütlen. Ärge kartke, ei ole üldse raske, mina kirjutan sõna siia, sest et siis on võib-olla lihtsam, et muidu äkki kuuled valesti. Joonista sõna aeg. Mitte siis aed, mis on väga kindlasti lihtne, tuleb kohe silme ette, aga aeg. Joonista sõna paus. Ja joonista sõna kontakt. No kes on minuga kohtunud, teab, et need ongi sõnad, mida ma tavaliselt lasen koolitustel joonistada, aga ma vaatasin, et need on nii head sõnad sobimaks ka täna siia konverentsile, sest te olete võtnud aja, et tulla luua kontakte. Mingis mõttes on see selline paus igapäevatöösse. Aga uurime natukene, mismoodi te neid sõnu joonistasite? No kes joonistas aja juurde kella?
Kas keegi tegi ka liivakella, käekella, kas keegi tegi ajajoone näiteks? Kas keegi tegi midagi, mida ma ei öelnud? No saaks näidata puudega aastaaegade järgi, saaks näidata päikesega päeva, et päike tõuseb, päike loojub, saaks näidata kalendriga tähtaega. Pausi juurde. No kes tegi pausi juurde kohvitassi? Päris palju, et kuidagi on need kohvitassid veel ka kohe siin olemas. Kes tegi pausi juurde mingi muusikalise pausi? Kusjuures on väga levinud tegelikult see muusikaline paus üldiselt. Kes tegi pausi juurde selle märgi? Siin vist peab olema igaks üks see kõrval, sest mõned ei saa kohe aru täpselt, mis 2 kriips on, eks ju. Et see on ka paus. Kes pausi juurde joonistas näiteks võileiva või raamatu või ennast magama? Joo! See on ju tegelikult veel eriti hea paus või selline, et aeg maha võtta. Kontakt. No, kontakti juurde seinakontakti. Ei olegi nii palju. Tavaliselt seinakontakt on selline humoorikas asi, mis esimesena tuleb, mida joonistatakse. Kes tegi kontakti juurde näiteks kas arvuti, telefoni, visiitkaardi, kuidas me kontakti võtame? Kas keegi tegi kontakti juurde ka sellise inimliku kontakti? Ja nüüd ma tahaks kohe öelda, et kes siin enne hüüdis, et te ise ei joonistanud, nüüd te ise joonistasite. Mina ei joonistanud ette. Ehk siis võib-olla on ka see, et me alati ei kasuta joonistamist, sest meil ei ole õpetatud ka, kuidas võiks olla see lihtne viis joonistada, kui me joonistame hoopis oma mõtlemise toetamiseks, mitte ilusa pildi loomiseks. Need on 2 täiesti erinevat asja. Ja kui me räägime natuke sellest, et me praegu joonistasime sümbolit, siis näiteks on võimalik kasutada ka neid samu pilte selliste metafooride jaoks. Näiteks ma teen siia ka nüüd ühe kella. Ja näiteks tahaks näidata, et on inimene, kes on väga ajateadlik inimene. Ja siis ma saaksin kasutada niimoodi, et ma toon siia taha selle inimfiguuri justkui, et ta on alati väga täpne. Tegin metafoori täpse inimese kohta. Või näiteks paus, ütleme, et see sama kohvitass. Saaksime siis hoopis teha, et jookseme kõik kohvipausi suunas. Et jookseme nüüd kõik ja võtame kohvi, eks ju, et meil tuleb nüüd paus. Või kontakti puhul me saaksime kasutada küll seda seinakontakti, kasutades näiteks sellisena. Võtame kontakti. Oleme ühenduses. Et on võimalus siis mängida ka seda, et me mitte ei pea kasutama ainult neid ühte sümboleid, vaid me saame neid ka mängulisemalt hakata juba kokku panema. Nii nagu on siis see sama kujutlusvõime meie peas, et oli kaelkirjak ja ülikond ja meil tuli ülikonnas kaelkirjak. Nüüd on meil siin inimese joonistuse oskus, kella tegemine ja me saame panna seda kokku metafooriks. Ja nüüd on päeva võib-olla tegelikult ei ole kõige põnevam, meil on väga põnevad esinejad ees, aga teie jaoks üks mõnus väljakutse. Nimelt, te saate nüüd kohe laudades teha ka ühe koostöö sümboli või metafoori pildi. Selleks on teil laudadel üks suur valge A3 paber. Palun pöörake see ringi, et te näeksite seal peal ühte sõna. Seal peal on laudadel erinevad sõnad, kuigi sõnu on kokku 4 või 5 tükki, erinevaid sõnu siin ruumis. Ja palve on selline, et oma lauas koostöös joonistage sinna peale üks nüüd metafoori pilt, kuidas teie seda sõna pildiliselt väljendaksite. Et nüüd on see hetk, kui natuke omavahel rääkida, loomulikult võite otsustada, et keegi siis joonistab, aga võib-olla saate nii ka teha, et igaüks teeb midagi sinna pildile. Ma annan teile selleks esialgu 4 minutit. Vaatame, kuidas teil läheb. Ja kui mingit muusikat on panna, siis võib tegelikult vabalt selleks 4 minutiks panna ka väikese taustamuusika. No lihtsalt suurepärane, inimesed on nii andekad ja tegelikult need
paberid las jäävadki lauale, sest kui paus tuleb, võite ju ka käia ringi vaadata, kuidas teised lahendasid ja tegelikult need sõnad on võetud kõigi järgmiste esinejate pealkirjadest. Nii et ka võib-olla esinejatel endal on pärast põnev vaadata, et mismoodi pildiliselt seda sõna siis nähti. Ja nägite, kui tegelikult lauas teil tuli naeru, tuli arutelu, tuli sellist kastist välja mõtlemist ja kujutage ette, kui tegelikult nüüd töökeskkonnas sellisel viisil arutleks näiteks väärtuste üle, mis on meie väärtused, mis see tegelikult tähendab. Kui me peame joonistama ülesse, siis meil võivad igasugused kujutlused ju peas hakata tekkima, aga kui me päriselt hakkame arutlema ja kasutame tööriista nagu joonistamist, siis me saame luua mingisugust korrapära ja mitte ainult korrapära, vaid tegelikult jõuda ka mingite lahendusteni. Ma pean muidugi teile tunnistama selle joonistamise kohta üles sellise asja, et mina ise ei ole ka alati arvanud, et ma oskan joonistada. See oli 3. klassis, kui just oli lõppenud kunstitund ja ma sain seal enda arvates valmis hästi ilusa pildi ja jõudnud oodata, et viia seda õpetajale hinnata. Ja siis tuli põmaki. Hinne 3. 3. klassis kunstitunnis. See pettumus ja kurbus tegelikult on siiamaani selles südames tunda, sest et minu jaoks ei olnud see mitte lihtsalt 3. See oli minu elu esimene 3 ja aines, mida ma üle kõige armastasin. Ja sellest hetkest ma otsustasin, et joonistamine ei ole minu jaoks. Mina ei oska joonistada. Ja meil on inimestena tegelikult kombeks ju lasta oma enese hinnangul olla mõjutatud teiste arvamusest. Võib-olla praegu nii mõnigi teist mõtleb, et ja ma siiamaani ei julge laulda, tantsida, joonistada või joosta, sest ma sain selle salva hinde. Ei olnud nii hea kui teised. Ja minu jaoks oli see tegelikult väga kurb koht, kus olla, sest et ma ihkasin oma ellu rohkem loovust, rohkem mängulisust. Ja õnneks muidugi, minu jaoks kõik muutus sellest õnnetust 3 umbes 20 aastat hiljem, kui ma sain teada lihtsa joonistamise kohta. Ma sain teada, et ma mitte lihtsalt ei saa, vaid ka tohin joonistada selleks, et luua tähendust, et tuua oma mõtted peast välja silmade ette, mitte ainult, et mina, vaid ka teised näeksid, mida ja kuidas ma mõtlen. Kasutada justkui skeeme, aga loomingulisemalt, mängulisemalt, tuues rohkem sisse sümboleid, kujundeid, mängideski ka selle sama kujutlusvõimega ja samas luua justkui mingit korrapära sellest, mis on mu peas ja luua sellist tähendust. Ja ütlen veel kord nagu varemgi, et aga siin ma ei räägi ju ilusa pildi loomisest kunstilises mõttes. Ma räägin joonistamisest selle ürgses ja füsioloogilises tähenduses. Joonistamise uurija Gill Hope ütleb, et joonistamine on osa inimeseks olemisest. See tuleb meie seest. Me kõik oleme joonistanud enne, kui hakkasime rääkima või kõndima. Tõmmanud kriipse, teinud ringe selleks, et väljendada oma sisemaailma või peegeldada välist maailma. Meie esivanemad ka tegelikult enamuses ei hakanud joonistama ilusa pildi tegemiseks. Nende jaoks oli see ellujäämise tööriist. Jäeti üksteisele sõnumeid, kus asub toit, kus varitseb oht, tehti plaane mammuti ründamiseks. Ja tänasel päeval me tõesti võime vaadelda seda kui tehnikat, hästi kindlat märgisüsteemi, mis on tegelikult nii lihtsalt äraõpitav kui ABC või 1, 2, 3. Ja see sama lihtne tehnika aitab meil meie kujutlusvõimega mängida, luua korrapära, teha selliseid suuri pilte, et luua selgust mingisugustes mõtetes, strateegiates. Aga minu kogemus selle tehnikaga töötades üle 6 aasta, seda õpetades, seda uurides, väga erinevate vanustega inimestega koos seda tehes, näitab tegelikult, et kõik taandub lõpuks ainult ühele asjale. Ja selleks on julgus
tõmmata ebatäiuslikku joont. Julgust astudagi välja sellisena, nagu sa oled. Kogu oma ebatäiuslikkuses, haavatavuses, mängulisuses, lapsemeelsuses joonistadagi nii, nagu me alati seda teinud oleme, ebatäiusliku joone kaudu. Sest me ei räägi siin, et me teeme seda produktina. See on protsess. Ja see on vajalik selleks, et me oleksime loovamad, mängulisemad, julgemad. Kõik need märksõnad, mida meil on tänasel päeval nii palju meie töökeskkonnas vaja. Ja võiks ju isegi mõelda nüüd seda, et kui meil on siis sellised superoskused nagu joonistamine, kujutlusvõime, siis võib-olla ei olegi vaja enam soovida, et me oleksime nagu Ülelinna Vinski või Superman. Võib-olla piisab nendest supervõimetest, mis meie sees olemas on. Ja siis nii mõnigi kord võiks tegelikult ka see ülikonnas kaelkirjak meiega kaasa tulla ja anda meile selle mõtte, et me saame panna kokku selle, mida me teame, et luua midagi uut ja samas on meil tehnika, millega me saame tuua sellega silme ette. Et näha, mida ja miks me tegelikult räägime. Järgmine kord, kui sa kirjutad midagi ülesse, no kas või siin samas nüüd konverentsil väga hea hetk ju praktiseerida. Said mõne hea mõtte, kirjutad selle ülesse, tee jutu mull sinna ümber, vaata, kas paistab teistmoodi. Või tee mehikesena juurde see inimene, kes räägib seda ja kirjuta juurde. Sest et see tehnika ei tähenda seda, et me ainult nüüd joonistame, vahetame sõnad piltide vastu. Me kasutame tegelikult seda selle tähenduse loomiseks. See on siin ikkagi kõige tähtsam. Aga me toome juurde kujundid ja sümbolid, et luua emotsiooni, luua tähendust. Informatsioon ilma emotsioonita on null. Või kasuta seda pilti õhtul kodus oma unistuse planeerimiseks. Mida ja miks sa teha tahad? Või veel parem, oma meeskonnaga esmaspäevast uue strateegia planeerimiseks. Kus me oleme, mida me saavutada tahame? Teeme suure pildi, näeme seoseid, keegi küsib, kus mina siin olen, miks me seda teeme, kuhu me jõuda tahame, aga mis on meie väärtused seal üldse, et me toimetame? Hea praktiline tööriist kujutlusvõime korrastamiseks. Ja nagu ma tavaliselt ikka ütlen, et seda kasutades teeme nii iseenda kui teiste maailma paremaks. Julgeme tõmmata seda ebatäiuslikku joont ja lubame seda teha ka teistel. Mõjutame maailma kriips kriipsu haaval. Aitäh!